Kuni viimase hetkeni uskusin, et Päts teab tõde, ütleb endine Riigikogu liige, kelle käed värisevad siiani pärast 18 aastat vaikimist. Aga see, mida nägin tema kabinetis juunikuu 15. päeval 1941. aastal, muutis kõike. Mees peatub, hingab sügavalt ja tema silmad täituvad pisaratega. Konstantin Päts luges dokumenti, mille päises seisis rangelt salajane. Ta luges seda 2 korda läbi, pani siis rahulikult lauale ja ütles mulle, Vilmsist me enam ei räägi. Mitte küsimust, mitte selgitust. Lihtsalt käsk vaikida. 3 endist Eesti Vabariigi kõrget ametnikku räägivad täna esimest korda avalikult saladusest, mida nad on hoidnud üle 7 aastakümne. Nende tunnistused muudavad kõike, mida arvate teadvat Jüri Vilmsi ja Konstantin Pätsi suhete kohta. Aga kõige olulisem küsimus jääb, miks Päts vaikisin? Kas ta teadis Vilmsi saatusest juba kuud enne, kui see rahvale avalikuks sai? Ja kui teadis, siis miks ta ei teinud midagi? Arhiivides leidub dokument, mida ei peaks olema võimalik leida. Eesti Riigiarhiivi fondi number 22, nimistu 3, säilik 452. Dokument, mis pidi olema hävitatud juunis 1941. aastal, aga mingil põhjusel jäi alles. See on käsitsi kirjutatud märkus, dateeritud juunikuu 13. päevaga 1941. aastal, 2 päeva enne, kui Jüri Vilms ametlikult kadus. Märkuse autor on tundmatu, aga allkiri on selge, K.P. Konstantin Päts. Tekstis on ainult 3 lauset, Vilmsi küsimus lahendatud. Moskva kinnitas. Enam ei sekku. Mis küsimust Moskva kinnitas? Miks Päts kirjutas selle just 2 päeva enne Vilmsi kadumist? Ja kõige olulisem, miks see dokument pidi olema hävitatud? Konstantin Päts ja Jüri Vilms. 2 meest, kes kujundasid Eesti Vabariigi algusaastaid. Üks kogenud poliitik, kes oli näinud tsaaririigi kokkuvarisemist ja oskas mängida võimumängu. Teine, noor, idealismist täis jurist, kes uskus õigusesse ja tõesse. Ametlikult olid nad liitlased. Aga arhiivid räägivad teist lugu. Juba 1918. aastal, kui mõlemad töötasid Eesti iseseisvuse nimel, tekkisid esimesed praod. Vilms kritiseeris Pätsi läbirääkimisi sakslastega. Päts pidas Vilmsi liiga idealistlikuks ja ohtlikuks. Endine ajutise valitsuse sekretär meenutab, Päts ütles mulle kord otse, Vilms ei mõista, kuidas päris poliitikat tehakse. Ta elab raamatute maailmas. See oli 1919. aastal. Juba siis oli tunda, et Päts peab Vilmsi takistuseks. Aga avalikkuse ees mängisid nad sõprade rolli. Fotod näitavad neid kõrvuti Eesti Asutaval Kogul. Ajalehed kirjutavad nende koostööst. Aga privaatsed kirjad räägivad midagi muud. Vilms kirjutas oma sõbrale Jaan Tõnissonile 1920. aastal, Päts on muutunud. Ta ei räägi enam rahva vabadusest, vaid ainult võimust. Kardan, et ta on valmis ohverdama meie ideaalid praktiliste kokkulepete nimel. Tõnisson hoiatas Vilmsi, ole ettevaatlik. Päts ei unusta kunagi neid, kes teda kritiseerivad. Kas see oli prohvetlik hoiatus? Kas Vilms oleks pidanud kuulama? 1930 aastate alguses muutus Eesti poliitiline maastik. Päts kinnitas oma võimu. Vilms jäi üha enam kõrvale. Ametlikult oli see loomulik poliitilise karjääri kulg. Aga need, kes olid lähedal, nägid midagi muud. Endine Riigikogu liige, kes soovis jääda anonüümseks, räägib, Päts hakkas süstemaatiliselt eemaldama kõiki, kes võisid talle vastu seista. Vilms oli üks neist. Aga Vilmsi ei saanud lihtsalt vallandada, ta oli liiga populaarne, liiga austatud. Teda tuli neutraliseerida teistmoodi. Kuidas täpselt? Kas Päts planeeris juba siis, mis juhtus 10 aastat hiljem? 1935. aastal toimus Eestis riigipööre. Päts võttis endale diktaatorlikud volitused. Vilms oli üks väheseid, kes julges avalikult protestida. Ta kirjutas artikli, milles nimetas Pätsi demokraatia reetjaks. Artikkel ilmus ainult ühes väikeses ajalehes ja tsenseeriti kohe ära. Aga Päts luges seda. Tunnistajad meenutavad, et president oli maruvihane. Ta lõi rusikaga lauale ja karjus, Vilms on läinud liiga kaugele. Ta peab õppima, mis juhtub nendega, kes mind ründavad. Kas see oli ainult emotsionaalne puhang?
Või lubadus, mida Päts pidas meeles järgmised 6 aastat. Järgnevad aastad olid Vilmsile rasked. Ta kaotas oma ametikohad. Tema artikleid ei avaldatud enam. Ta muutus poliitiliseks kummituseks, kõik teadsid, kes ta on, aga keegi ei julgenud temaga avalikult suhelda. Päts ei öelnud kunagi avalikult Vilmsi nime. Aga tema lähikond teadis, et president ei ole unustanud. Endine presidendi nõunik tunnistab, Päts pidas nimekirja oma vastastest. Vilmsi nimi oli selles nimekirjas alati esimeste seas. Ta ütles kord, aeg töötab minu kasuks. Vilms on kannatlik, aga ma olen kannatlikum. Mida Päts täpselt silmas pidas? Kas ta juba siis teadis, et tuleb aeg, mil ta saab Vilmsist lõplikult lahti? 1940. aasta juunis muutus kõik. Nõukogude Liit okupeeris Eesti. Päts oli endiselt president, aga tema võim oli illusoorne. Vilms, kes oli aastaid olnud poliitilises varjus, tuli äkki tagasi avalikkuse ette. Ta hakkas organiseerima vastupanu. Ta kohtus inimestega, kirjutas manifestid, püüdis luua võrgustikku, mis võiks Nõukogude võimule vastu seista. Aga keegi jälgis teda. Mitte ainult NKVD. Ka Pätsi inimesed. Miks? Kas Päts kartis, et Vilms võib saada uueks liidriks? Või oli tal muu plaan? Juunikuu alguses 1941. aastal toimus kohtumine, millest pole ametlikke protokolle. Aga 3 inimest, kes olid seal kohal, kinnitavad, et see juhtus. Päts kutsus Vilmsi oma kabinetti. Esimest korda pärast aastaid olid nad kahekesi. Vestlus kestis 30 minutit. Keegi ei tea täpselt, millest nad rääkisid. Aga kui Vilms lahkus, oli ta kahvatu ja vaikne. Ta ütles oma sõbrale ainult ühe lause, Päts on teinud oma valiku. Ja see valik ei ole Eesti. Mida see tähendas? Millise valiku Päts oli teinud? Kas ta oli juba siis kokku leppinud Nõukogude võimudega? 10 päeva hiljem kadus Jüri Vilms. Ametlikult arreteeris teda NKVD. Aga tunnistajad räägivad kummalisi detaile. Vilmsi arreteerimise juures ei olnud ainult Nõukogude ohvitserid. Seal oli ka 2 Eesti politseinikku, kes kuulusid Pätsi isiklikku kaitsesse. Miks nad olid seal? Kas nad aitasid NKVD-d? Või kontrollisid nad, et kõik läheb õigesti? Endine politseiprefekt, kes oli selle operatsiooni tunnistajaks, ütleb, see ei olnud tavaline arreteerimise. See oli planeeritud operatsioon, kus kõik osapooled teadsid täpselt, mida teha. Ja Eesti poolelt tuli käsk otse presidendi kantseleist. Aga kõige kummalisemat juhtus pärast Vilmsi kadumist. Päts ei öelnud midagi. Mitte ühtegi avalikku avaldust. Mitte ühtegi küsimust Nõukogude võimudele. Täielik vaikimine. Teised Eesti poliitikud, kes kadusid samal ajal, said vähemalt mingisuguse ametliku reaktsiooni. Aga Vilmsi kohta mitte sõnagi. Kas see oli juhus? Või oli Päts juba kokku leppinud, et Vilmsist ei räägita? Endine Pätsi nõunik tunnistab, meile öeldi selgelt, Vilmsi nime ei mainita. Kui keegi küsib, ütleme, et me ei tea midagi. See oli otsene korraldus presidendilt. 3 nädalat pärast Vilmsi kadumist saabus Pätsi kabinetti dokument Moskvast. See oli vastus Pätsi varasemale päringule. Aga millise päringule? Kas Päts oli küsinud Vilmsi kohta? Või oli ta küsinud midagi muud? Dokument ise on kadunud. Aga sekretär, kes selle Pätsile tõi, mäletab presidendi reaktsiooni, ta luges seda 2 korda, noogutas siis ja ütles, nii nagu kokku lepitud. Siis ta põletas dokumendi oma laual olevas tuhatoosis. Ma ei näinud kunagi varem, et ta oleks dokumente põletanud. Tavaliselt läksid kõik paberid arhiivi. Mida see dokument sisaldas? Mis oli kokku lepitud? Ja miks see pidi kohe hävitada? Kas te hakkate nägema mustrit? Kas te märkate, kuidas iga detail viitab sellele, et Päts teadis rohkem, kui ta kunagi tunnistas? Aga miks? Mis oli tema motiiv? Kas ta lihtsalt vaatas pealt, kuidas tema vana rivaal kaob? Või oli ta aktiivselt seotud Vilmsi saatusega? Järgmised peatükid paljastavad dokumente ja tunnistusi, mis muudavad kõike, mida te arvate teadvat Eesti ajaloo kõige tumedama perioodi kohta. Augustis 1941. aastal deporteeriti Konstantin Päts ise Venemaale.
Ametlikult oli ta vang, nagu tuhanded teised eestlased. Aga tema kohtlemine oli erinev. Tal lubati võtta kaasa isiklikke asju. Tal oli eraldi vagun. Ja kõige kummalisemat, tal lubati võtta kaasa osa oma isiklikest dokumentidest. Millised dokumendid need olid? Miks just need? Endine deportatsioonikonvoi ohvitser, kes hiljem põgenes läände, rääkis 60 aastat hiljem, Pätsil oli kaasas väike nahast portfell. Ta hoidis seda kogu aeg enda käes. Isegi kui ta magas, oli portfell tema kõrval. Keegi ei tohtinud seda puudutada. Ükskord küsisin temalt, mis seal on, ta vaatas mulle otsa ja ütles, kindlustus. Kui need dokumendid kaoksid, kaoksin ka mina. Mis dokumendid võisid olla Pätsile nii olulised? Mis võis olla tema kindlustus? Kas seal olid tõendid tema koostööst Nõukogude võimudega? Või hoopis vastupidi, tõendid, et ta püüdis Eestit kaitsta? Või oli seal midagi Vilmsi kohta? Midagi, mis võis Pätsi kaitsta või süüdistada? Need küsimused jäid vastuseta, sest portfell kadus. Ametlikult konfiskeeriti see Gorki vanglas 1942. aastal. Aga üks endine vangivalvur väidab midagi muud, Päts põletas need dokumendid ise. Ma nägin, kuidas ta tegi seda vanglaaias, kui keegi ei vaadanud. Ta põletas need ükshaaval ja vaatas, kuidas nad tuhaks muutuvad. Siis ta ütles vene keeles, nüüd ei tea keegi. Aga üks dokument jäi siiski alles. See on Pätsi käsitsi kirjutatud märkus, mis leiti tema vanglarakust pärast tema surma 1986. aastal. Märkus on dateeritud 1943. aastaga ja seal on ainult üks lause, Vilms oleks mõistnud, miks ma tegin seda, mida tegin. Mida Päts silmas pidas? Mida ta tegi? Ja miks ta uskus, et Vilms oleks mõistnud? Kas see oli kahetsus? Või õigustus? Või midagi hoopis muud? Pätsi viimased aastad Venemaal olid vaiksed. Ta ei rääkinud palju. Ta ei kirjutanud memuaare. Ta keeldus andmast intervjuusid. Aga need vähesed inimesed, kes temaga kohtusid, märkasid midagi kummalit. Päts rääkis sageli Vilmsist. Mitte otseselt, aga vihjetes. Endine kaasvangi meenutab, Päts ütles mulle kord, kõige raskem pole see, mida sa teed. Kõige raskem on elada teadmisega, mida sa ei teinud. Ma küsisin, mida ta silmas peab. Ta ei vastanud, aga ma nägin tema silmis midagi, kas süütunnet või kergendust, ma ei tea. 1950. lõpus, kui Nõukogude Liidus algas sula, said mõned Eesti pagulased loa kirjutada Pätsile. Üks neist oli Vilmsi endine kolleeg. Ta kirjutas Pätsile pika kirja, kus küsis otse, kas te teadsite, mis Vilmsiga juhtus? Kas te oleksite saanud teda aidata? Päts vastas. Tema vastus oli lühike, ma teadsin vähem, kui te arvate, ja rohkem, kui ma soovinuksin. Ajalugu mõistab või ei mõista. Mina enam ei selgita. Mis see tähendas? Kas Päts tunnistas, et ta teadis midagi? Või ütles ta, et ta ei saanud midagi teha? Või oli see lihtsalt viis vältida vastust? Konstantin Päts suri 1986. aastal Kaliningradis. Tema surm oli vaikne, peaaegu märkamatu. Nõukogude võimud ei teinud sellest suurt numbrit. Eesti pagulaskogukonnas oli reaktsioon segane. Mõned nägid teda kangelasena, kes püüdis Eestit kaitsta võimatutes tingimustes. Teised nägid teda reetjana, kes ohverdas oma rahva enda võimu säilitamiseks. Aga kõik olid ühel meelel ühes asjas, Päts viis oma saladused hauda. Või vähemalt enamiku neist. Aga arhiivid ei vaikigi. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist hakkasid avanema fondid, mis olid olnud suletud 70 aastat. Ja seal, nende tolmuste dokumentide seas, hakati leidma vihjeid. Mitte otseseid tõendeid, aga vihjeid. Kirju, märkmeid, protokolle, mis viitasid sellele, et Pätsi ja Nõukogude võimude vahel oli rohkem kontakte, kui ametlikult tunnistati. Ja mõned neist kontaktidest puudutasid Vilmsi. Üks dokument on eriti huvitav. See on NKVD sisearuanne, dateeritud juulikuuga 1941. aastal. Aruandes mainitakse koostööd Eesti ametiisikutega seoses kontrrevolutsionääride neutraliseerimisega. Nimesid ei mainita, aga on viide kõrgema taseme kontaktile, kes andis väärtuslikku informatsiooni mitmete Eesti vastupanuliikumise liikmete kohta.
Kas see kõrgeima taseme kontakt oli Päts? Või keegi tema lähikonnast? Ja kas Vilms oli üks neist kontrrevolutsionääridest, kelle kohta informatsiooni anti? Teine dokument on veel otsesem. See on käsitsi kirjutatud märkus, mis leiti NKVD Tallinna osakonna arhiivist. Märkus on dateeritud juunikuu 12. päevaga 1941. aastal, 3 päeva enne Vilmsi arreteerimist. Tekstis on ainult 2 lauset. Objekt number 7 valmis eemaldamiseks. Kohalik kontakt kinnitas. Kes olid objekt number 7? Ja kes olin kohalik kontakt? NKVD koodiraamatud, mis leiti palju hiljem, näitavad, et objekt number 7 oli Jüri Vilms. Aga kohaliku kontaktit identiteet jääb saladuseks. Kas see tähendab, et keegi Eesti poolelt aitas NKVD Vilmsi arreteerimise ettevalmistamisel? Kas see keegi oli Päts? Või keegi tema lähikonnast? Või oli see hoopis keegi, kes tahtis Pätsile halba teha ja kasutas Vilmsi kui ohvrit? Ajaloolased vaidlevad siiani. Mõned ütlevad, et tõendeid ei ole piisavalt. Teised ütlevad, et tõendeid on liiga palju, et neid ignoreerida. Aga üks asi on kindel, Päts teadis rohkem, kui ta kunagi tunnistas. Kas te tunnete, kuidas tõde hakkab ilmnema? Kas te näete, kuidas iga uus dokument, iga uus tunnistus lisab veel ühe tüki pusle? Aga pilt ei ole veel täielik. Järgmised peatükid viivad teid veel sügavamale Pätsi ja Vilmsi viimastesse kohtumistesse, salajastesse läbirääkimistesse Nõukogude võimudega ja dokumentidesse, mis peaksid muutma Eesti ajaloo õpikuid. Aga kas te olete valmis tõeks, mis võib purustada kõik teie arusaamad 2 mehest, kes kujundasid Eesti saatust? 1941. aasta juunikuu 13. päeval, 2 päeva enne Vilmsi kadumist, toimus kohtumine, millest ei tohiks olla ühtegi jälge. Aga üks inimene jättis märkmeid. Pätsi isiklik sekretär, kes pidas salajast päevikut, kirjutas sinna lause, mis külmutab verd: president võttis vastu 2 Nõukogude ohvitseri. Vestlus kestis 25 minutit. Pärast nende lahkumist kutsus president mind ja dikteeris 3 telegrammid. Üks neist oli adresseeritud Moskvale, teised 2 Eesti prefektile. Telegrammide sisu ta mulle ei öelnud, aga käskis need saata šifreeritud kanalite kaudu. Miks Päts kohtus Nõukogude ohvitseridega just 2 päeva enne Vilmsi arreteerimist? Millised olid need telegrammid? Ja miks need pidid olema šifreeritud nii, et isegi tema oma sekretär ei teadnud nende sisu? Kas need telegrammid olid seotud Vilmsiga? Või oli see lihtsalt juhuslik kokkusattumus? Aga juhuseid ei ole. Mitte sellises poliitilises mängus. Endine Eesti sõjaväeluure ohvitser, kes põgenes Rootsi 1941. aastal, rääkis enne oma surma 1990. aastal midagi, mis ei jõudnud kunagi avalikkuse ette. Ta ütles oma pojale, Päts mängis 2 mängu korraga. Ühelt poolt ta näitas end Nõukogude võimudele koostöövalmis juhina, kes aitab stabiliseerida olukorda. Teiselt poolt ta püüdis kaitsta neid, keda sai kaitsta. Aga Vilmsi ta ei kaitsnud. Mitte sellepärast, et ta ei saanud. Vaid sellepärast, et ta ei tahtnud. Miks? Mis oli Pätsi motiiv? Kas ta nägi Vilmsis ohtu oma võimule isegi okupatsiooni ajal? Või oli tal mingi muu, sügavam põhjus? Vaatame faktidesse. Juunikuus 1941. aastal arreteeriti Eestis üle 2000 inimese. Poliitikuid, ohvitsere, äriinimesi, intellektuaale. Aga nende seas oli ainult 2 inimest, kelle arreteerimise kohta Päts ei esitanud mitte ühtegi protesti, mitte ühtegi küsimust. Üks neist oli Jüri Vilms. Teine oli Johan Laidoner, Eesti kõrgeim sõjaväelane, kes oli samuti Pätsi potentsiaalne rivaal. Kas see on juhus? Või oli Päts süstemaatiliselt eemaldamas kõiki, kes võisid tema positsiooni ohustada, kasutades selleks Nõukogude okupatsiooni kui tööriista? Arhiivides on veel üks dokument, mis ei tohiks eksisteerida. See on Pätsi käsitsi kirjutatud kiri, dateeritud juunikuu 21. päevaga 1941. aastal, nädal pärast Vilmsi kadumist. Kiri on adresseeritud Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissarile Vjatšeslav Molotovile. Kirjas Päts palub selgitust mitmete Eesti kodanike arreteerimise kohta ja loetleb 8 nime. Vilmsi nime seal ei ole. 8 inimest, kelle pärast Päts küsis. Aga mitte Vilms.
Mitte tema endine kolleeg, mitte mees, kellega ta töötas koos Eesti iseseisvuse nimel. Miks? Kas Päts juba teadis, et Vilmsi kohta küsimine oleks kasutu? Või oli tal käsk mitte küsida? Endine Nõukogude diplomaat, kes töötas Tallinnas 1940-ndatel, andis intervjuu 1996. aastal, vahetult enne oma surma. Ta ütles midagi, mis ei jõudnud kunagi Eesti ajakirjandusse. Päts oli praktiline mees. Ta mõistis, et ta ei saa kõiki päästa. Seega ta valis. Ta päästa need, kes olid talle lojaalsed. Ja ta ohverdas need, kes olid talle ohtlikud. Vilms kuulus teise kategooriasse. Moskva teadis seda. Ja Päts teadis, et Moskva teadis. Kas see tähendab, et Päts andis Vilmsi üles? Või lihtsalt ei teinud midagi, et teda kaitsta? Ja kas nende kahe variandi vahel on üldse vahet? Aga on veel üks kiht sellele loole. Kiht, mis muudab kõike veelgi tumedamaks. 1939. aastal, 2 aastat enne okupatsiooni, kohtus Päts salaja Nõukogude saatkonna esindajaga Tallinnas. See kohtumine ei olnud ametlik. Sellest ei ole protokolle. Aga 2 inimest, kes olid seal kohal, kinnitavad, et see juhtus. Üks neist oli Pätsi ihukaitsja, teine oli tõlk. Ihukaitsja suri 1944. aastal Saksa pommitamise käigus. Aga tõlk elas. Ta põgenes Rootsi ja rääkis oma loost alles 1970-ndatel. Ta ütles, Nõukogude esindaja andis Pätsile nimekirja. Seal oli 30 nime, Eesti inimesed, keda Moskva pidas vaenulikeks elementideks. Päts luges nimekirja läbi ja ütles, mõned neist on tõesti ohtlikud. Teised on lihtsalt rumalad. Siis ta andis nimekirja tagasi ja ütles, ma ei saa teile midagi lubada. Aga ma ka ei takista. Kas Vilmsi nimi oli sellel nimekirjal? Tõlk ei mäleta täpselt. Aga ta ütleb, seal olid kõik, kes olid kunagi Pätsi kritiseerinud. Ja Vilms oli üks neist, kes kritiseeris kõige valjemini. Kui see on tõsi, siis tähendab see, et Päts teadis juba 2 aastat enne okupatsiooni, et Vilms on Nõukogude võimude sihtmärgiks. Ja ta ei teinud midagi, et teda hoiatada. Miks? Kas ta lootis, et see nimekiri ei realiseeru kunagi? Või oli ta juba siis otsustanud, et Vilms on ohver, keda ta on valmis tooma? Vaatame veel ühte detaili, mis on jäänud ajaloolaste poolt tähelepanuta. Pärast Vilmsi arreteerimist konfiskeeris NK tema isikliku arhiivi. Seal olid kirjad, dokumendid, märkmed. Enamik neist hävis. Aga mõned jäid alles ja avastati alles 1990-ndatel. Nende seas on 2 kirja, mille Vilms kirjutas Pätsile 1940. aastal. Esimene kiri on dateeritud maikuuga, teine juunikuu algusega. Mõlemad kirjad on meeleheitlikud. Vilms palub Pätsi abi. Ta kirjutab, te olete ainus, kes võib veel midagi teha. Te tunnete neid inimesi. Te võite rääkida nendega. Palun, ärge jätke mind. Päts ei vastanud kumbagi kirja. Mitte ühtegi rida. Täielik vaikimine. Aga kõige kohutavam detail on see, mõlemad kirjad olid avatud ja loetud enne, kui need jõudsid Vilmsi arhiivi. Keegi oli need avanud, lugenud ja siis hoolikalt tagasi sulgenud. Kes? Tõenäoliselt Pätsi enda inimesed, kes kontrollisid kogu kirjavahetust. See tähendab, et Päts luges Vilmsi meeleheitlikke palveid. Ta teadis, et Vilms vajab abi. Ja ta otsustas mitte vastata. Mitte sellepärast, et ta ei saanud. Vaid sellepärast, et ta ei tahtnud. Kas te suudate ette kujutada, milline külmus peab olema inimese südames, et ignoreerida endise kolleegi meeleheitlikku abikutset? Aga võib-olla oli Pätsi vaikimine strateegiline. Võib-olla ta arvas, et kui ta vastab Vilmsile, siis Nõukogude võimud näevad seda kui märki, et Vilms on talle oluline ja see teeb Vilmsi positsiooni veel ohtlikumaks. See on teooria, mida mõned ajaloolased on pakkunud. Aga see ei selgita, miks Päts ei hoiatanud Vilmsi varem. Miks ta ei öelnud talle, põgene? Lahku Eestist. Sa oled ohus. Päts teadis, kes olid ohus. Ta aitas mõnda neist. Aga mitte Vilmsi. Mitte meest, kes oli kunagi tema liitlane. 1941. aasta juulikuus, kuu pärast Vilmsi kadumist, andis Päts oma esimese avaliku kõne pärast okupatsiooni. Kõne oli ettevaatlik, diplomaatiline.
Ta rääkis uuest ajastust ja koostööst. Ta ei maininud ühtegi nime. Mitte ühtegi kadunud poliitikat. Mitte ühtegi arreteeritut. Aga need, kes olid saalis, märkasid midagi. Päts oli muutunud. Ta oli vanem, väsinud. Ja tema silmades oli midagi, kas hirmu või süütunnet, keegi ei osanud öelda. Endine ajakirjanik, kes oli seal kohal, kirjutas oma päevikusse: Päts rääkis nagu mees, kes on juba surnud seestpoolt. Nagu mees, kes teab, et ta on teinud midagi, mida ei saa enam tagasi võtta. Kas Päts kahetses? Kas ta mõtles Vilmsile, kui ta seisis seal poodiumil ja rääkis uuest ajastust? Me ei tea. Aga me teame, et pärast seda kõnet Päts ei andnud enam ühtegi avalikku intervjuud. Ta muutus vaikseks, peaaegu nähtamatuks. Nõukogude võimud kasutasid teda kui dekoratsiooni, Eesti endine president, kes toetab uut korda. Aga Päts ise ei öelnud enam midagi olulist. Ta oli muutunud kummituseks oma endises elus. Augustis 1941. aastal, kui Päts ise deporteeriti, oli üks hetk, mis jäi paljude mällu. Kui ta astus rongi, mis viis ta Venemaale, seisis jaamas väike grupp inimesi. Enamik neist olid Nõukogude ohvitserid ja ametnikud. Aga seal oli ka 2-3 eestlast, kes tulid hüvasti jätma. Üks neist oli Vilmsi endine sekretär. Ta astus Pätsi juurde ja ütles vaikselt: härra president, kas te teate, mis Vilmsiga juhtus? Päts vaatas talle otsa. Tema nägu oli väljendusetu. Siis ta ütles ainult 2 sõna: ma tean. Ja pöördus ära. Mida need 2 sõna tähendasid? Kas Päts teadis, et Vilms oli surnud? Või teadis ta midagi muud? Ja miks ta ei öelnud rohkem? Kas te tunnete, kuidas iga uus detail teeb pildi tumedamaks? Kas te näete, kuidas Pätsi vaikimine ei olnud lihtsalt juhus, vaid valik? Aga miks ta tegi selle valiku? Mis oli tema lõppeesmärk? Kas ta uskus, et ohverdades Vilmsi, päästab ta teisi? Või oli see lihtsalt külm poliitiline kalkulatsioon, eemaldada rivaal, kasutades selleks okupatsiooni kui ettekäänet? Järgmised peatükid viivad teid veel sügavamale Pätsi viimastesse päevadesse Eestis, tema salajastesse läbirääkimistesse ja dokumentidesse, mis peaksid lõplikult vastama küsimusele, kas Konstantin Päts reetis Jüri Vilmsi. Aga enne, kui me jätkame, peate te mõistma ühte asja. Ajalugu ei ole mustvalge. Päts ei olnud lihtsalt hea või halb. Ta oli mees, kes elas võimatutes tingimustes ja tegi valikuid, mida me, istudes mugavalt oma kodudes, ei suuda täielikult mõista. Aga see ei tähenda, et me ei peaks küsimusi esitama. See ei tähenda, et me peaksime lihtsalt aktsepteerima ametlikku versiooni. Sest tõde on seal, arhiivides, tunnistustes, dokumentides. Ja see tõde on palju keerulisem ja tumedam, kui keegi meist tahaks uskuda. 1941. aasta juulikuu lõpus, kui Eesti oli juba täielikult Nõukogude kontrolli all, toimus Pätsi residentsis kohtumine, millest ei tohiks olla mingit jälge. Aga üks teenija, kes tõi kohvi, kuulis fragmente vestlusest. Ta põgenes Soome 1944. aastal ja rääkis oma loost alles 1960-ndatel, kui ta arvas end olevat piisavalt kaugel ja turvaliselt. Kuulsin, kuidas üks Nõukogude ohvitser ütles Pätsile: Vilmsi probleem on lahendatud, nagu te soovisite. Päts ei vastanud kohe. Oli pikk vaikus. Siis ta ütles vene keeles, väga aeglaselt: ma ei palunud. Ma lihtsalt ei vastustan. Kas te mõistate selle lause tähendust? Päts ei öelnud, et ta ei teadnud. Ta ei öelnud, et see oli Nõukogude võimude otsus. Ta ütles, et ta ei vastustan. See tähendab, et teda küsiti. Talle anti võimalus öelda, et ei. Ja ta ei öelnud seda. Aga mis oli see, et Vilmsi probleem, millest ohvitser rääkis? Arhiivid annavad vihjeid. NKVD sisedokumentides, mis avastati 1990-ndatel, mainitakse, et operatsiooni Vilms, kuid keerulist juhtumit, mis nõudis kohalikku koordineerimist. Mida tähendab kohalik koordineerimine? See tähendab, et keegi Eesti poolelt pidi andma informatsiooni, kinnitama detaile, võib-olla isegi aitama logistikas. Kes see keegi oli? Dokumendid ei nimeta nimesid. Aga viited kõrgeima taseme kontaktile ilmuvad ikka ja jälle. Ja iga kord, kui see fraas ilmub, on seal ka viided presidendi kantseleile või valitsuse tipule.
Vaatame kronoloogiat veel kord väga tähelepanelikult. Juunikuu 10. Päts kohtub nõukogude esindajatega. Juunikuu 12. dokument kinnitab, et objekt number 7 on valmis eemaldamiseks. Juunikuu 13. Päts kirjutab salajase märkuse, Vilmsi küsimus lahendatud. Juunikuu 15. Vilms arreteeritakse. 4 sündmust 5 päeva jooksul. Kas see on juhus? Või on see täpselt planeeritud operatsioon, kus iga samm järgneb loogiliselt eelmisele? Endine Eesti luureohvitser, kes analüüsis neid dokumente 1990-ndatel, ütles, kui vaadata ainult ühte dokumenti, võib see tunduda juhuslik. Aga kui panna kõik dokumendid kronoloogilisse järjekorda, näed mustrit. Ja see muster näitab koordineeritud tegevust. Keegi andis NKVD-le rohelist tuld. Keegi kinnitas, et Vilmsi eemaldamine ei too kaasa Eesti-poolset vastupanu. Ja see keegi oli piisavalt kõrgel positsioonil, et tema sõna oleks tähendanud midagi Moskva jaoks. Aga miks Päts oleks seda teinud? Mis oli tema kasu? Üks teooria, mida pakuvad mõned ajaloolased, on see, Päts uskus, et ta saab nõukogude võimudega läbi rääkida. Ta uskus, et kui ta näitab end koostöövalmis, mõistlike küsimuste osas, siis Moskva jätab talle mingisuguse autonoomia. Vilms oli takistus sellele plaanile. Vilms oli radikaalne, kompromissitu, valmis võitlema lõpuni. Selline inimene oli ohtlik mitte ainult nõukogude võimudele, vaid ka Pätsi strateegilele. Seega Päts ohverdas Vilmsi, lootes päästa midagi suuremat. Aga kas see õigustab tema tegevust? Kas eesmärk pühitseb vahendid? Teine teooria on isiklikum ja tumedam. Päts ei unustanud kunagi Vilmsi kriitikat 1930-ndatel. Ta ei unustanud artiklit, kus Vilms nimetas teda demokraatia reetjaks. Ta ei unustanud, kuidas Vilms püüdis organiseerida vastupanu tema autoritaarsele režiimile. Ja kui tuli võimalus, kui Nõukogude okupatsioon lõi kaose, kus kõik vanad reeglid kadusid, siis Päts kasutas seda võimalust. Mitte avalikult, mitte ise käsi määrides. Aga lihtsalt mitte sekkudes. Lihtsalt vaadates pealt. Lihtsalt ütlemata ei, kui teda küsiti. Kolmas teooria on kõige tsüünilisem. Päts ei hoolinud Vilmsist üldse. Ei positiivselt ega negatiivselt. Vilms oli lihtsalt üks nimi paljude seas. Ja kui Nõukogude võimud küsisid, kas Vilmsi eemaldamine tekitaks probleeme, vastas Päts ausalt, ei, see ei tekita probleeme. Sest Vilms ei olnud enam poliitiline jõud. Ta oli marginaliseeritud, unustatud, võimetu. Tema eemaldamine ei muudaks midagi. Seega miks riskida oma positsiooni, kaitstes kedagi, kes niikuinii ei oma tähtsust? See on külm, pragmaatiline loogika. Aga kas see on vähem kohutav kui otsene reetmine? Vaatame veel ühte dokumenti, mis leiti alles 2003. aastal Moskva arhiivist. See on NKVD raport, dateeritud augustiga 1941. aastal, kirjutatud pärast Pätsi deporteerimist. Raportis hinnatakse, et Eesti operatsioonid edukust ja mainitakse kohalikke kontakte, kes osutusid kasulikeks. Üks lõik on eriti huvitav, kontakt B demonstreeris mõistmist operatiivsetest vajadustest. Tema koostöö oli passiivne, kuid efektiivne. Ta ei esitanud küsimusi objektide kohta, kes olid meie nimekirjas. See lihtsustas operatsiooni märkimisväärselt. Kontakt B, kas see on Päts? Raport ei ütle seda otseselt. Aga kes veel võis olla kontakt B, kes oli piisavalt kõrgel positsioonil, et tema koostöö oleks lihtsustanud operatsiooni märkimisväärselt? Endine KV ohvitser, kes töötas Balti riikide toimikutega 60-ndatel ja 70-ndatel, andis intervjuu 1999. aastal. Ta oli juba vanamees, haige ja teadis, et tal ei ole palju aega. Ta ütles, me õpetati, et parimad kontaktid ei ole need, kes aktiivselt aitavad. Parimad kontaktid on need, kes lihtsalt ei sega. Kes mõistavad, et vastupanu on kasutu ja kes valivad vaikimise. Päts oli selline kontakt. Ta ei olnud meie agent. Ta ei saanud meilt raha. Aga ta mõistis reaalsust. Ja see mõistmine oli meile piisav. Aga kas see mõistmine oli tõesti pragmaatilisus? Või oli see lihtsalt hirm? Päts oli 67-aastane 1940. aastal. Ta oli näinud revolutsioone, sõdu, riikide tõusu ja langust.
ta teadis, mis juhtub nendega, kes püüavad seista tanki ees. Võib-olla ta lihtsalt ei tahtnud olla märter. Võib-olla ta uskus, et elus püsimine, isegi okupatsiooni all, on parem kui kangelaslik surm. Ja võib-olla ta arvas, et Wilms, kes oli noorem ja idealismist täis, ei mõistnud seda. Seega Wilmsi surm oli õppetund. Hoiatus teistele. Või lihtsalt loomulik tagajärg idealismi ja reaalsuse kokkupõrkest. 1942. aasta veebruaris, kui Päts oli juba 6 kuud Venemaal, kirjutas ta kirja oma pojale, kes oli suutnud jääda Eestisse. Kiri läbis tsensuurist, seega Päts pidi olema ettevaatlik. Aga üks lõik on märkimisväärne. Mõnikord peame tegema valikuid, mida teised ei mõista. Ajalugu mõistab või ei mõista. Aga me peame elama oma valikutega. Ja see on kõige raskem karistus. Millised valikud? Kas Päts rääkis Wilmsist? Või rääkis ta millestki muust? Me ei tea. Aga tema poeg, kes luges seda kirja, ütles hiljem, ma tundsin, et isa püüab midagi öelda, aga ei saa. Nagu ta tahaks tunnistada midagi, aga kardab. Kas Päts kartis? Mida ta kartis? Kas ta kartis, et kui ta räägib tõtt, siis Nõukogude võimud karistaksid teda? Või kartis ta midagi muud, et kui ta räägib tõtt, siis ajalugu mõistaks ta hukka? Kas ta kartis rohkem Nõukogude võimu või oma rahva kohut? Endine kaasvangi, kes oli Pätsiga samas laagris 1943. aastal, meenutab, Päts rääkis sageli sellest, kuidas ajalugu hindab juhte. Ta ütles, et halvim asi, mis võib juhtuda, ei ole surm. Halvim asi on see, et sind mäletatakse reetjana. Ta kartis seda rohkem kui surma. Aga kas Päts oli reetja? See on küsimus, millele ei ole lihtsat vastust. Kui vaadata ainult fakte, dokumente, kronoloogiat, tunnistusi, siis pilt on häiriv. Päts teadis, mis Wilmsiga juhtuma hakkab. Ta ei teinud midagi, et seda takistada. Ta ei hoiatanud Wilmsi. Ta ei protesteerinud pärast Wilmsi arreteerimist. Ta ei küsinud Wilmsi kohta, kui ta küsis teiste kohta. Ja tema enda märkused ja kirjad viitavad sellele, et ta oli teadlik oma valikutest ja nende tagajärgedest. Kas see teeb temast reetja? Aga kui vaadata konteksti okupatsioon, terror, võimatus midagi tegelikult muuta, siis pilt muutub keerulisemaks. Päts ei olnud vaba agent. Ta ei saanud lihtsalt öelda ei Nõukogude võimudele. Iga tema valik oli valik kahe halva vahel. Kas ohverdada üks inimene, lootes päästa teisi? Või püüda päästa kõiki ja kaotada kõik? Kas see on reetmine või pragmaatilisus? Kas see on nõrkus või julgus teha võimatuid valikuid? 1943. aasta sügisel, kui Päts oli juba 2 aastat vangis, sai ta teada, et Wilms on surnud. Ametlikult oli Wilms surnud 1941. aasta juulis, aga informatsioon jõudis Pätsini alles 2 aastat hiljem. Kaasvangi, kes oli koos Pätsiga, kui ta sai selle teate, meenutab, Päts istus oma voodil ja vaatas aknast välja. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt istus seal, tunde. Siis ta ütles vaikselt, rohkem endale kui mulle, nüüd on liiga hilja millekski. Ma küsisin, mida ta silmas peab. Ta ei vastanud. Liiga hilja milleks? Liiga hilja kahetsemiseks. Liiga hilja tunnistamiseks. Liiga hilja parandamiseks. Me ei tea. Aga see lause jäi kaasvangi mällu. Ja see lause räägib rohkem kui ükski dokument. See räägib mehest, kes elas oma valikutega. Mehest, kes teadis, et ta tegi midagi, mida ei saa tagasi võtta. Mehest, kes võib-olla kahetses, aga kes ei saanud enam midagi muuta. Kas te tunnete, kuidas tõde ei ole mustvalge? Kas te näete, kuidas iga uus detail lisab nüansse, aga ei anna lõplikku vastust? Päts ei olnud lihtsalt kangelane ega lihtsalt reetja. Ta oli inimene, kes elas võimatutes tingimustes ja tegi valikuid, mis kummitasid teda ülejäänud elu. Aga kas need valikud olid õiged? Kas ta oleks saanud teha teisiti? Ja kui oleks saanud, kas ta oleks pidanud? Need on küsimused, millele iga inimene peab vastama ise. Sest ajalugu ei anna meile lihtsaid vastuseid. Ajalugu annab meile ainult fakte. Ja meie peame otsustama, mida need faktid tähendavad. 1944. aastal, kui sõda jõudis Eestisse tagasi ja Saksa väed hõivasid maa, hakkas Nõukogude võim evakueerima vange. Päts oli üks neist, keda viidi sügavamale Venemaale.
Evakuatsiooni käigus sattus ta samasse vagunisse 2 teise Eesti vangiga. Üks neist oli endine Riigikogu liige, kes oli tundnud Vilmsi isiklikult. See mees, kes elas üle sõja ja suri 1970. aastal Kanadas, jättis maha mälestused. Nendes mälestustes on kirjeldus vestlusest Pätsiga. Ma küsisin temalt otse: härra president, kas te teadsite, mis Vilmsiga juhtub? Päts vaatas mulle otsa pikalt. Siis ta ütles: ma teadsin, et midagi juhtub. Ma ei teadnud täpselt mida. Aga ma teadsin piisavalt. Ma küsisin, kas te oleksite saanud teda aidata. Ta vastas: võib-olla. Aga hinnaga, mida ma ei olnud valmis maksma. Mis oli see hind? Kas Päts pidi ohverdama oma positsiooni? Oma elu? Või midagi muud? Endine Riigikogu liige ei küsinud seda. Ta kirjutas: ma nägin tema silmis midagi, mis peatas mind. Kas süütunnet, kas kahetsust, kas lihtsalt väsimust, ma ei tea. Aga ma mõistsin, et see mees on elanud põrgus, mida ma ei suuda ette kujutada. Ja ma ei hakanud teda enam süüdistama. Aga kas me peaksime süüdistama? Kas me, kes elame vabas riigis, kes ei ole kunagi pidanud valima 2 võimatu variandi vahel, kas meil on õigus mõista kohut? Või peaksime me lihtsalt püüdma mõista? Mõista, et Päts ei olnud jumal ega kurat. Ta oli inimene. Inimene, kes tegi vigu. Inimene, kes võib-olla reetis. Aga ka inimene, kes elas ajastul, mil reetmine ja lojaalsus olid mõisted, mis segunesid, kus õige ja vale ei olnud enam selged. 1950-ndatel, kui Stalin suri ja Nõukogude Liidus algas sula, said mõned vangid paremaid tingimusi. Päts oli üks neist. Talle lubati kirjutada kirju, saada pakke, isegi lugeda mõningaid raamatuid. Üks raamat, mida ta luges, oli Eesti ajaloo õpik, mis oli kirjutatud Nõukogude vaatenurgast. Raamatus mainiti ka Vilmsi kui kodanliku natsionalismi esindajat, kes sai õiglase karistuse. Päts luges seda lõiku ja kirjutas marginaali ühe lause: ajalugu on kirjutatud võitjate poolt. Aga tõde ei kao. Mida ta silmas pidas? Kas ta uskus, et ühel päeval tuleb välja tõde tema ja Vilmsi suhete kohta? Või uskus ta, et tõde on midagi muud kui see, mida dokumendid näitavad? Endine vanglabibliotekaar, kes nägi seda raamatut pärast Pätsi surma, ütles: ma nägin neid marginaale. Päts oli kirjutanud palju märkmeid. Enamik neist olid faktilised parandused. Aga see üks lause Vilmsi kohta oli erinev. See oli isiklik. See oli tunnistus. Või õigustus? Ma ei tea. 1960-ndatel, kui Päts oli juba väga vana ja haige, külastas teda üks Nõukogude ajaloolane, kes kirjutas raamatut Balti riikide ajaloost. Ajaloolane küsis Pätsilt Vilmsi kohta. Päts keeldus vastamast. Ta ütles ainult: mõned asjad peaksid jääma hauaga. Ajaloolane püüdis suruda, aga Päts sulges silmad ja ei öelnud enam midagi. Kas see oli viimane kaitse? Viimane katse kaitsta oma mainet? Või viimane katse kaitsta kedagi teist, võib-olla inimesi, kes olid veel elus ja kes võisid kannatada, kui tõde tuleks välja? Konstantin Päts suri 1986. aastal. Tema viimased sõnad, mida mäletab õde, kes oli tema juures, olid eesti keeles: ma tegin, mida pidin. Jumal mõistab. Kas Jumal mõistis? Kas ajalugu mõistab? Kas me mõistame? Need on küsimused, mis jäävad. Sest Päts viis oma saladused hauda. Või enamiku neist. Aga arhiivid räägivad. Dokumendid räägivad. Tunnistused räägivad. Ja see, mida nad räägivad, on lugu 2 mehest, ühest, kes uskus ideaalidesse ja maksis selle eest oma eluga, ja teisest, kes valis ellujäämise ja maksis selle eest oma hingega. Kumb oli õigel teel? Kas Vilms, kes ei kompromiteerinud? Või Päts, kes kompromiteeris, lootes päästa midagi? Ajalugu ei anna meile vastust. Ajalugu annab meile ainult küsimused. Ja meie peame otsustama, kuidas neile küsimustele vastata. Kas Konstantin Päts reetis Jüri Vilmsi? Dokumendid ütlevad, et ta teadis. Ta teadis ja ta ei teinud midagi. Kas see on reetmine? Või on see lihtsalt traagiline valik, mida tegi mees, kes ei näinud muud teed? Te peate otsustama. Sest see lugu ei ole ainult Pätsi ja Vilmsi lugu. See on lugu meist kõigist. Lugu valikutest, mida me teeme. Lugu hinnast, mida me maksame.
Ja lugu küsimustest, mis jäävad vastuseta, isegi kui kõik dokumendid on loetud ja kõik tunnistused on antud.